Suhtlemist peetakse inimsuse suurimaks saavutuseks. Inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel. See on miski, mida mujal looduses ei kohta. Siiski ei piisa vaid sõnadest, sest oluline on ka kehakeel ehk see, kuidas midagi öeldakse. Täna räägime nii suhtlemisoskustest üldiselt kui ka mitteverbaalse suhtlemise olulisusest, suhtlemistõketest ja aktiivsest kuulamisest. Alustame sellest, miks tuleb suhtlemisest üldse rääkida ja milleks seda õppida. Esiteks seetõttu, et suurem osa suhtlemisest on vähetõhus. Keskmine inimene ei ole selles kuigi osav. See omakorda suurendab lõhet inimeste vahel, tekitab arusaamatusi, konflikte ja üksildust. Teiseks aga tuleb suhtlemisoskusi õppida kas või seetõttu, et see on võimalik. See on konkreetne asi, mida me suhete parandamiseks saame teha. Oskuslik suhtlemine tekitab tugevaid sotsiaalseid sidemeid, täites üht kõige olulisemat, gruppi kuulumise vajadust. Sotsiaalse olendina defineerib inimene end sageli teiste ehk grupi kaudu. Seega võib suhtlemist nimetada inimeseks olemise alustalaks. On leitud, et 80% neist, kes kogevad tööl ebaedu, kogevad seda ühel ja samal põhjusel. Nad ei ole osavad suhtlejad. Oskuslikult suheldes rajab inimene endale teiste seas teed, võtab endale parema koha staatuse hierarhias, mis paratamatult igas grupis eksisteerib. Lisaks on inimese üks põhilisi vajadusi olla teistega ühenduses ja kogeda emotsionaalselt lähedast kontakti. Igaüks vajab armastavat ja hoolitsevat suhet. On leitud, et see on hädavajalik inimese normaalseks arenguks isegi füsioloogilises plaanis. Suhtlemise oskusi võib tinglikult jagada kognitiivseteks, emotsionaalseteks ja käitumuslikeks oskusteks. Kognitiivsete oskuste alla kuulub esiteks suutlikkus mõista, mida teine püüab edasi anda. Teiseks hõlmavad need võimet analüüsida ja lahendada inimeste vahel paratamatult üles kerkivaid küsimusi ning probleeme. Emotsionaalsetest oskustest oleneb see, kui hästi suudetakse inimese emotsioone märgata ja ära tunda. See on mõtlemisvõime kõrval teine tähtis oskus, kuna sama sõnumit on võimalik erinevalt tõlgendada, arvestades hääletooni, näoväljendusi ja žeste. Siinkohal on oluline ka enda tunnete juhtimise oskus ehk see, kuidas inimene olukorrale reageerib ja enda tunnete väljendamise oskus samuti. Kusjuures tundeid tuleb väljendada teisi austaval ja aktsepteerival viisil. Käitumislike oskuste alla kuuluvad sõnade ja lausete loomise oskus ning oskus oma sõnumit ka kehakeeles kohaselt väljendada. Nagu eespool mainitud, on suhtlemise emotsionaalsed ja käitumuslikud komponendid ülimalt olulised. Albert Mehrabian leidis, et sõnadel on kogu sõnumi edastamisel kaalu kõigest 7%. Mis juhtub, kui inimese sõnad ei lange kokku hääletooni ja kehakeelega? Mida usutakse rohkem? Just, ikka seda häälevärinat või ärevalt ühele ja teisele poole kõrvale vaatavat pilku, kuigi inimene võib olla tõesti tark ja asjadest teadlik ja sõnades vägagi julge. Ent ta lihtsalt pole sel juhul veenev. Näiteks sõnumit, mina olen siin boss, ei pea tugeva või autoriteetse kehakeele puhul üldse sõnadessagi panema. See on niigi selge ja tekitab sõnadest rohkem usaldust. Kuid mis siis tekitab lõhed inimeste vahel, millest sünnivad arusaamatused ja konfliktid? Suhtlemistõke on selline kõrge riskiastmega situatsioon, mis kutsub teises inimeses esile kaitsehoiaku, vastupanu või pahameele. Üldjoontes võib suhtlemistõkked jaotada 3 kategooriasse. Esimene suhtlemistõke on kohtumõistmine. Teise üle kohut on võimalik mõista kritiseerides, sildistades, talle diagnoosi pannes või kohatul hetkel kiites. Kui inimene räägib, siis tuleks teda eelkõige aktiivselt kuulata, mitte aga neid asju teha. Teine suhtlemistõkete rühm on ennatlik lahenduste pakkumine. Siia rühma kuuluvad kamandamine, ähvardamine, moraali lugemine, ülekuulamine ja nõu andmine. Ehk enne teise inimese ärakuulamist liiga rutaka lahenduste pakkumine. 3. grupi suhtlemistõkked tulenevad inimese mure vältimisest. Kõrvalepõikamise korral püüab inimene teema mujale viia. Loogilise argumenteerimise puhul jääb tal puudu tunnetest ja rahustamine jällegi ilma tõelise kuulamiseta ei rahusta rääkijat, vaid lihtsalt lõpetab vestluse.
Mitmel korral sai mainitud aktiivset kuulamist. See on tõesti üks suhtlemise oskuse peamisi komponente. Kuulamise oskused jagunevad omakorda tähelepanu väljendamise, jälgimise ja peegeldamise oskusteks. Need on pisikesed asjad, mida tuleks suhtlemistõkete asemel kasutada, väljendamaks tõelist osavõttu ja huvi. Osavõttu väljendav kehahoid on pingevaba, kuid ergas. Keha on kallutatud rääkija poole. Kuulaja asub rääkija vastas ja tema käed on avatud, mitte ristatud. Kahe suhtleja omavaheline kaugus võiks olla umbes 1 meeter. Sobilik kehakeel peaks rääkijat ka peegeldama. Kuulaja liigutab end rääkija järgi. Näiteks kui rääkija ruumis liigub, siis liigub kuulaja temaga kaasa. Nii nagu sageli ei teata, kuhu oma käsi panna, nii ei teata ka seda, kuhu vaadata, kui teine kõneleb. Nimelt on silmside läheduse väljendus. Üldise reegli järgi võiks kuulaja vaadata rääkijat umbes 80% ajast. Samal ajal kui rääkija, kuna ta mõtleb või meenutab rääkimise ajal seda, mida ta öelda tahab, hoiab kuulajaga silmsidet vaid umbes 20% ajast. Välised segajad saab kuulaja kõrveldada näiteks nii, et ta lülitab televiisori välja, seab mobiiltelefoni vaiksele režiimile, tõstab lauatelefoni hargilt ja sulgeb ukse, et teised ei astuks sisse. Lisaks füüsiliste segajate kõrvaldamisele on oluline täielik psühholoogiline tähelepanu. Selle puudumist reedab teinekord kuulaja klaasistunud või emotsionaalselt monotoonne näoväljendus. Ilma psühholoogilise kohalolekuta pole ühestki teisest tähelepanu väljendamise tehnikast kasu. Teine rühm kuulamisoskusi, nagu varem sai mainitud, on jälgimisoskused. Ukse avajatena saab kasutada teise inimese kehakeele väljendamist. Näiteks, kui teine paistab olevat mures, siis seda võib ettevaatlikult ka väljendada. Samuti võib inimest julgustada rääkima otsese ehk sõnalise väljendamise kaudu. Öeldes, räägi mulle palun lähemalt. Väikeste julgustustena sobivad kuulamist väljendavad ütlused, näiteks jah, kas tõesti või Väikeste küsimuste all on mõeldud avatud küsimusi, mida esitatakse üks korraga. Need võivad olla sisuga seotud kuidas, millal ja kes küsimused. Oluline on ka õigel ajal hoida pausi ja lihtsalt jälgida rääkijat. Rääkija vajab mõtlemiseks ning oma mõtete koondamiseks lihtsalt aega. Viimase kuulamise oskuste grupi moodustavad peegeldamisoskused. Need väljendavad kokkuvõtlikult tõelist kuulamist nii faktilise või detailse sisu kui ka tunnete ja tähenduste tasandil. Ümbersõnastamine on oluline 2 mõttes. Esiteks selleks, et kuulaja mõistaks öeldud nii, nagu rääkija seda mõtles. Ja teiseks selleks, et rääkija tunneks, et kuulaja ka teda päriselt kuulab ja mõistab. Oluline on peegeldada ka tundeid. Kuigi rääkija seda ise ei pruugi öelda, võib tema kirjeldatud alla endale mõjuda kas rõõmustava või kurvastavana. Just seda võib kuulaja ka nimetada. Me ei pruugi alati teada, mida teine tunneb, aga teda lihtsalt jälgides ja ennast rääkija positsiooni pannes me võiksime aimata ja saada vihjeid selle kohta. Tähenduste peegeldamine hõlmab aga sisu ja tunnete kokkupanemist. Kui rääkija on mõnda aega juba kõnelenud, siis oleks hea võtta tema jutt aeg-ajalt kokku. Siinkohal on oluline meeles pidada, et kokkuvõtte tegemine on mõnevõrra vastandav. Seetõttu tuleb olla sellega ettevaatlik ja veenduda, et rääkija on selleks ka emotsionaalselt valmis. Kokkuvõtlik peegeldamine on süsteemne ja kasulik tegevus just rääkijale ja aitab tal iseenda poolt öeldud mõista. Sel korral rääkisime suhtlemise aluseks olevatest oskustest, sõnalisest ehk verbaalsest ja kehakeelest ehk mitteverbaalsest suhtlemisest ning aktiivsest kuulamisest. Saime teada, et mõttekas on suhtlemistõkkeid ära tunda ja neid mitte kasutada. Samas on kasulik väljendada aktiivset osavõttu, ilmutada tähelepanu ja jälgida rääkijat tähelepanelikult. Samuti peegeldada tagasi seda, mida ta räägib. Soovin edukat katsetamist ning mõistvat, lähedast ja sügavat suhtlemist.